Räägime lõunaunest lasteaias. Natuke räägin teile oma mineviku kogemustest, seejärel oleviku kogemustest seoses enda lapse ja sama teemaga lasteaias 30 aastat hiljem. Muidugi õnneks siiski on asjad täna märksa paremad, kui nad olid 30 aastat tagasi, aga mingisugune vastupanu siiski säilib mingil põhjusel sellele, et oleks ikkagi korralikult tagatud alternatiivne rahulik tegevus nendele lastele, kes tõepoolest ei vaja lõunaund. Kuigi uneteadlased ju väidavad, et alates 4. eluaastast ei vajagi ükski laps lõunaund, küsimus olevat nende sõnul vaid sellest, et saaks laps piisavalt ööund, aga selle üle mina vaidlema ei hakka, lugege teadlaste endite seisukohti, eelkõige on see kõige kuulsam nimi vist Kene Vernik, lugege tema kirjutisi selle kohta, mina seda ei kommenteeri, mina räägin teile enda elu näitest, korraks mainin ka siis seda õigusakti, mis küll ei ole juuravälise video teema, aga juura on elu ja elu on juura ei ole elu, elu on kõik muu, aga ma mainin seda siin videos sellepärast, et see lugu on ka hea näide sellest, et meil võib olla õigusaktis kogu ilus maailm kokku kirjutatud, et kuidas peaks olema või mitte peaks, kuidas peab olema. Õigusaktis võib olla kirjas, kuidas peab olema ja siis lihtsalt eiratakse seda nõuet, isegi kui me räägime tervisekaitsenõudest lasteaias,